käes on Vlogmassi 7. päev ja tegelikult on juba lõuna käes, et ma hommikul panin ühte eelmist siis Vlogmassi lõpuks ometi kokku ja läksin tööle ja nüüd ma lõuna ajaks tulin siia Tondile migratsiooni ametisse või mis iganes, ma ei tea, Joosepil oli vaja dokumendi järgi tulla ja siis ma tulin, olin tubli kohusetundlik tüdruksõber / taksojuht ja mul inimesed tulevad praegu kõrval autost välja ja nii veider on rääkida nüüd siin kaamerasse, aga okei, mis seal ikka. Ja jah, ega ma ei tea, ma olen siiamaani sellest laevasõidust üsna selline, ma ei tea, hell on olla, ütleme niimoodi. Et ma ei taha enam mitte kunagi sellise ilmaga laevaga sõita. Jõudsin koju, tööpäev on läbi, lõpuks ometi täna ei olnud üldse minu päev, mul on nagu pea kuidagi nii laiali otsas ja ma ei tea, nii, ma arvan, et alles selline pool merehaige on olla. Aga haarasin tee pealt kaasa mandariinist nuudleid ja kana jälle. Ja siis hakkan sööma ja panen teid laadima, sest et aku mul vilgub, et hakkab tühjaks saama. Ja ma tahaks õhtul natuke veel filmida, sest et ma lähen ühte põnevasse kohta sõbrannat aitama. Nii et ma ei tea, kas ma hakkama ka saan tema aitamisega, aga ma loodan. Mul on selles suhtes natuke kehv uudis, et ma ei saanud filmida seda, mis ma ütlesin, et ma tegema lähen. Et käisin stuudios ühte sõbrannat filmimas siis õige kaameraga nii-öelda. Ja üks on, jah, ühe nii-öelda projekti jaoks, aga sorry, ei tohtinud jagada. Mis päev meil tehtud sai joogas? 13. 13 või? Aga me peaksime teed 15 olema. Ai, aga me tegime 13 ja 14 ja teinud. Ei, me tegime 12 ja 13. Ühesõnaga, me teeme oma joogasid. Tule pean nii lomesid. Me teeme oma joogasid tagant järgist, et ma olin ju ära Soomes ja siis me oleme ikka seltsilised üksteisele. Ma tahan ka padja peal tulla. Ja tegelikult on kell on juba 12 läbi, nii et me oleme siuksed ööjoogatajad kogu aeg. Aga lõpetan tänaseks selle vlogi ära ja ma loodan, et homme on natuke sisukam päev. Kas sa võid käega paned ka täna või? Jah, sa paned minu eest või? Sinna kaamera peale? Jah. Okei. Aga tšau! Piu, hommik. Käes on Vlogmassi mitmes päev? 8. Issand, on ka või? 5, 6, 7, on jah. Aga ma olen sisse maganud. Ma tegin mingi 8:30 vist silmad lahti ja ma tahtsin tegelikult täna varem tööle, sest mul on nii palju teha. Aga noh, mis sa teed ära? Nüüd ma olen mingi padjakas on näos ja ma ei tea, õudne. Aga ma jooksen tööle ja räägime teiega siis õhtul. Ma olen kohe nälga suremas, aga käisin maamost, tõin endale siis kanavarappi lõunaks, nii et lähen tagasi tööle ja kustutan selle nälja ära siis. Mul ei möödu vist ühtegi päeva, kus ma autos ei filmiks, aga kell on tegelikult juba saanud 8 õhtul ja ma ei võtnud vahepeal üldse kaamerat kotist välja, sest et mul oli halb tuju ja ma ei tea, ma nagu videodes näitan pigem ikka ainult seda, kui ma olen nagu heatujuline ja rõõmus, mida ma nagu enamus ajast olen ka, aga vahest tulevad lihtsalt sellised halvad päevad ka vahele. Õnneks tuli Joosep koju, kes aitas mul natukene üle saada sellest. Käis poes ja tõi mulle suure Kinder Surprise'i muna. Ja ta teab, et šokolaad on tee minu südamesse ja nüüd ma lähen korraks oma vennanaise juurde, sest et pean talle asja ära viima ja käin siis vaatan Sofi üle ka, ühesõnaga, et noh, kui ma vennanaise juurde lähen, siis ilmselgelt on Sofi ka seal ja ma arvan, et teda nähes läheb mu tuju veel kohe topelt paremaks, nii et lähme teeme tuju paremaks.
naistult asendumuse. Teil on magamistuba ja meil on pesa. See pole voodipesu on ja 100% siilist. Need on Himaalajas toodud mägipistallid, aga ise tõi ise kelkus näiteks siia. Kardi on nii valitud, vaata meil valitud. Kui armas, teil on isegi mänguasjad siin. Jah, need on meile planeerinud. See on lihtsalt külalistele vaadata. Lepitada. Need on niimoodi, et tulevad suurest, kellel on lapsed on just hea. Võtad lapsi, viskad seal nurka ja siin on majastika. Oota, ma näitan selle vanni teha. Nii, sinu vannituba. Nagu sa näed, on oma vann. Ja siis alles nüüd on kõik tellitud Itaalias ja e-tellimusega tehtud. Arvad tahtis täpselt üks tärvis, toodud on ilmselt kukkuma. Ja siis on kõik päevad. Tegid ka musi või? Sofi juures käidud ja nagu ma arvasin, siis tegigi Sofi mu tuju kohe kõvasti paremaks ja jooga on ka tänaseks jälle tehtud. Aitäh, et vaatasite ja näeme siis jälle järgmises vlogis. Tšau!